siia maailma sündis, mähkmed ees oma esimesed sammud ta kõndis. Vanemad ootasid lapsed parimat, harivat noort meest, et teda ootaks ees ja tulevik oleks õnnelik ja korralik. Jah, tõesti oli ta väga tore laps, tubli ja kraps, teda ei huvitanud suits, sarko ega viinanaps. Man, this sucks. Juba lasteaias sõpru endale raha ka ostis, sõpru seest iga päev raha taskust välja maksis tema jaoks raha kui võtmena kõigeks näis. Ja kahjuks elu siis nii rahaga käis, alati kõigile tundus hea poiss ja alati sõna kuulas, aga keegi ei tead, et kurjust enda selja taga luuras. Kool oli tema jaoks nagu uus elu, ta peas tekkis tihti arutelu, teda tekkis kurbus ning tundus, et uusi sõpru leida on raske. Hingest ütles hääl, et koolist välja mitte laske, kuid aeg läks edasi, kuulu polnud midagi. Lapsukest ei sõimatud kunagi ja ta elus oma radagi hakkas vaikselt tekkima, ta vanemaks saades elu hakkas mekkima. Uued tutvused lõpuks meile rõõmsamaks tegid ja siis ruttu need vanad mälestused minevikku nägid. Vanemaks saades populaarsus kasvas ja sõpruse nimel tulev alati rasva, sest tal oli krabis ja alati palli taskus. Mõni vend madalale laskus ning mängu astus ja rusikad mängu tõi, et hui, see on ju minu sõber, mitte sinu. Ja ma raiskan venna raha ja tunnen sellest mõnu. 7. klassis proovis ta viina ja suitsu, mille tõttu lõpuks edasine õppetöö läks sultsu. Ja et olla kõva mees teiste seas, tema rusikas käis sagedasti teiste näos. Kõigest jõust rusikas silmaauku, sest kõvade meeste seas ei tohi ju olla auto. Ta eesmärk ainult vägivalda toota, elu rööbastele tagasi saada polnud loota. Ühel päeval istud ees oma sõpradega koos, täies hoos taipas ta, et kodus kolhoos saanud ta ning igapäevane spiridoos meenutas talle lõpuks seda, et kooli viidi ta koos vanematega, kes teda seni olid armastanud, kuid meenutanud seda, vaatas ta vennis süstla auke, mida oli sama palju, kuid tal olid tehtud püssipauke, auke. Tema vaenlaste kehas ta oli kuritegevuste tehas inimeste kuju, kuigi elu hästi nii suju tal vaatamata sellele oli ikkagi hea tuju, kuigi oli kellegi ära tapnud, maha maksnud. Sinna kuhu minna oli tal tulnud väga tihti, ta kuulub pätiki ning keegi ei suuda pakkuda talle piisavalt abi, sest võimalused end parandada olid ammu läbi ning häbi selle elulaadi üle tal enda arust häbi tunda kuidagi ei tule. Nüüd sõidutab sind limbuvärvi Opel põhjast lõuna, kui märatsed või lõugad, kui saad või annad lõuga jõuga, sind sunnitakse alluma korrale, korra veel nõuda inimlikkust ja vaimset rikkust all maailma reeglite järgi ja korraldad pimedatel tänavatel tasuta ilu kirurgiad iga hetk riskimas ja mäeserval turnimas sulle kooki moosiga, õnne loosid doosiga, röövid sülitad ja hirmutad mind roosiga. Ajumaht kahaneb, tegija ja rahamees, high profile, aeg panna relvad maha mees. Kõik, mis tahad veel on olla jälle vaba meel, olla puhas, vaba kodukohas, rahulik ja muredeta, aga milleks mure võtta, oled jäänud hätta oma mättal, slash, clash ja klikk, hing kinni ja kas pääsed või ei, see ei huvita neid, iga mees enda eest väljas. Okei, ei leina, kuid peagi dieedil seedid ainult vett ja leiba. Üksik elutee on lõpus virgel, pole raha hinge ja elu vastu kirjab hingel langus alkoholil on ainus, mis kõrgustesse pürgid. Mürgid on tehtud, pole elu aimu laimu, ei taha enam leelitada, keevitada negatiivsust, megaviis just sel hetkel meenus, kui oli raske, enam mitte. Liialt vara oli teada paragrahv, liialt vara ma oli kaotanud mõju ja mõju ta ei tahtnud, no enam hardcore rock oli kaotanud tähtsuse. Lähtume kähmusest, mis sai eluga peetud, kelleltki sai kaasa ka HIV veetud. Oli viimane heli, mida vabaduses kuuled, su huuled on igavesti suletud, see pole tuletus, vaid kuri elu isiklikult. Ära muretse, kui pisik rikub sinu inimlikkust, on nulli lähedane, me tähendame ja vähendame su elupikkust, sa jääd hipokrisse.